gotta make me change my mind. Baby, just give me one reason. Oh, give me just one reason why. Baby, just give me one reason. Oh, give me just one reason why I should stay. Said I told you that I loved you, and there ain't no more to say. Tere õhtust, daamid ja härrad! Kas me oleme valmis alustama tänase üritusega? Ma arvan, et peaaegu oleme head isu kõikidele, kes te sööte. Meie oleme siis siin täna, et esitleda Tartu rattamaratoni gravel-distantsi. Väga lahe, et te olete kõik kohale tulnud. Head isu sulle ka seal. Madis Kivilo esireas, sa paned mulle kohe pinge peale alguses. Tšau, Madis, kuidas läheb? Oi, sa näed veel noorem välja kui vanasti. Ma ei oska neid laule vaata, mida sa tegid vanasti kogu aeg. Mul ei tule. Ma proovin ka olla siuke naljamees, aga ei tule päris seda. Kuule, kõigepealt teeme ühe suure aplausi sellele kohale 3 tillile, et me saame siin võõrustada seda. Väga äge. Aitäh, et kõik tulite. Ilma pikema jututa ma lähengi äkki siis kohe programmi juurde. Vaatame, mis meil siin täna tulemas on. Ühesõnaga, alguses tuleb lavale, battery very low. Kas see töötab? Loodame, et töötab, et see tühjaks ei saa. Programm, kuidas meil hakkab välja nägema, kõigepealt Mr. Peakorraldaja, seejärel tulevad külalised paneeli, seejärel väike boonus, mida te veel isegi ei tea, mis saab olema, siis küsimused ja vastused, kui teil on mingid küsimusi, saate mõelda nende peale, lõpus küsida, eks ole, saab kõik korda ja siis lõpus vaba kava, me lihtsalt sööme edasi pitsat ja paneme õlli, aga võib-olla ilma pikema jututa sissejuhatuselt ongi aeg lavale kutsuda meie tänase õhtu üks põhisüüdlasi. Teeme aplausi peakorraldaja Indrek Kelk! Tere, Indrek! Tere, peakorraldajana, mul peavad kõik liistad kaasas olema. Battery very low. Thanks. Täida ära enne, kui hilja pole. Thanks, meil tegelikult on üks laadija juba taga, aga äkki keegi tuleb, teeb seda väga hea. Kuule, sul on väga ilus vunts muideks. Ainult täna. Ma kuulsin, et jah, tänase puhul panid selle. 2008. aastast ei ole Abet täielikult maha ajanud avaliku sees vähemalt. Täna on unikaalne päev. Ja kas see on mingi gravelmeeste värk või mis see täpsemalt on? No räägi sina, sinul on pikemalt selline olnud, aga mul on selline ettekujutus ja kuidagi jäänud, et kuskil mujal ratta seltskonnas ei näe nii palju vuntside vendi kui graveli seltskond. Mis sul puudu on mullet? Tead, mis mullet on? Jah, see, aga juuksed ei kasva enam. Mis Mikul oli, aga mul sinna taha nii võimsalt ei kasva. Ongi nii, jah? Okay. Millegi pärast nagu siia ettepool. Okei, kuule, aga lähme asja kallale. Mingi üritus on siin täna Tartu rattamaratoni gravel-distantsi lansseerimine. Ma ei tea, minu arust oli Tartu rattamaratonil juba liiga palju distantsi, et ma ei ole oskanud endale viimased 10 aastat valida ja nüüd on üks juures. Mis distants, miks? Üks juures sellepärast, et järelikult sa pole endale asjakohast leidnud täpselt sulle. Pikem, suusasem, kiirem ja tundub, et maailm vajab just seda, vähemalt Eestis rattamaailm. Aga mis see siis nagu tähendab? Miks ta tuli? Kas on nõudlus? Kas sa panid ise tähele, et on gravel-rattaid hakanud juurde tekkima rajale? Inimesed on kirjutanud meile, tahaks gravelit sõita või kus see nagu tuli? Et jah, tegelikult sa oled ju juba varasemalt nii-öelda seda maantee/kruusa üritust Valgete teede Sangaste rattaralli korraldanud pikka aega. Kas see siis on nagu, mis on nende vahe ja kas ongi siis, et üks on nagu maanteerattad ja gravel-rattad ja teine siis gravel-rattad ja maastikurattad või kuidas sa nagu jagaksid neid? Jah, see Sangaste sõit Valgete teede rattaralli, mida ma siin 2013. aastast olen vedanud, et see on selline
võib-olla tõesti pilootprojekt sellel teel tõesti olnud, aga see on olnud võimalus tegelikult jagada Eesti rattaseltskonnaga seda Lõuna-Eesti kruusateede võlu, mida ma enda jaoks siis 2010. alguses avastasin, et kuidagi need rattaringid seal Sangaste maakodu ümber asfaldi peal muutusid nii igavaks, et läksin maanteega kruusakaid avastama ja vaatasin, et tegelikult saab täitsa tervete tehvidega enamasti koju. Ja siis Saaremaa tuurist inspireerituna Viidumäe kruusalõiku siin meenutades hakkasin mõtlema, et võiks teha ühe sellise rattasõidu, kus siis on kruusalõigud sees, et natukene Pariis-Roubaix peale mõeldes ka õigemini päris palju, et selliseid munakaid meil munakiviteid hulgaliselt võtta kuskil ei ole, aga kruusateed on, et asendaks siis munakivi kruusateega. Ja alles 2 või 3 aastat hiljem ma kuulsin, et tegelikult täpselt samal mõttele mõned aastad varem olid itaallased juba tulnud ja täpselt sama nimega võidusõidu teinud Itaaliasse. Strade Bianche, valged teed Itaalia keeles ja mina Sangastes saab oma valged teed. Et kui keegi arvab, et ma selle nime kuidagi sealt nagu maha viksisin, siis mul polnud tõrna aimu. Sa ei oska isegi Itaalia keelt? Ma isegi ei oska Itaalia keelt, jah. Et alla on osas käest võtnud sellisel juhul nõu küsima. Aga sealt see kruusateede armastus mul tuli ja tundub, et võib-olla natukene sai isegi ajast ees oldud. Ja kui nüüd siin 5, 6, 7 aastat tagasi ikkagi maailmas järjest rohkem see kruusarattasõit nagu rattamaratoni raames ka niimoodi natukene tõsisemalt mõtlema selle peale, et oot, et kas see on mingi selline tee, kuhu Tartu rattamaraton võiks kunagi jõuda. Sest olgem ausad, seda natukene nii-öelda paadunud paigimeeste sõimu Tartu rattamaratoni aadressil, et see pole mingisugune paigisõit õige, et see on üks kruusaralli ja nii edasi, et seda ma arvan, me oleme siin Veloklubertsi foorumitest või kuskilt mujalt kõik küllaga lugenud ja kuulnud. Ja siis hakkaski tekkima tunne, et aga kurat, peaaegu ju ongi juba see asi olemas, mis nüüd maailmas populaarsust võidab. Aga kas kunagi on tulnud kiusatus ka Tartu maratoni teises suunas liigutada, et teeks nii räige ja raske raja kui vähegi võimalik? Kui aus olla ei ole tulnud, sellepärast, et peale Tartu rattamaratoni paar nädalat ma olen püüdnud ikka Haanja 100-l ise osaleda, kui võimalik on ja siis ma olen mõtlenud, et ei aitäh. See lünk on Eesti rattavõistlustest täidetud, Haanja 100 on olemas, see on siuke pain in the ass, kui veel olla saab ja Tartu rattamaraton on ja peab olema alati ikkagi tuhandetele jõukohane ja see on see eesmärk ka selle kruusadistantsiga nüüd, mida me siin lauale toome, et ta tegelikult on küll pikk ja mitte lihtne, aga siiski selline nagu kerket veeremist ja mõnusaid kruusateedel kulgemist lubav sõit. Aga käime üle võib-olla need distantsid, et ükski distants, mis siiamaani olnud, on tegelikult ära ei kao, vaid üks tuleb lihtsalt juurde. Nüüd võib-olla paljudel tekib küsimus, et millisele distantsile ma siis minema pean, kui põhisõit on põhisõit, see 89 kilomeetrit ja nüüd tekib juurde see gravel distants. Mis see täpne pikkus on, kas teil on rada üldse paigas? Suures plaanis on paigas, vähemalt üks viimastest tööversioonidest ja 126 kilomeetrit, võib-olla mõni 100 meetrit peale on see tänane distants. Aga 100% kõiki maaomanike kooskõlastusi veel ei ole, et seal võib mingisuguseid väikseid muutusi veel olla, aga suures plaanis küll mitte. Aga jah, küsimuse alguse juurde tulles, et kõik olemasolevad distantsid jäävad alles, et ei ole kindlasti mõtet hakata parandama juba töötavat asja
Tartu rattamaraton hoolimata tõesti sellest Covidi järgsest väiksest nagu osalejate arvu langusest on kindlasti siinse piirkonna kõige suurem maastikul toimuv rattasõit ja see peab kindlasti jääma ja sellepärast olemegi kõik ka selle raja disaininud selliselt, et tuleb juurde, aga ei lähe mitte midagi ära. Aga kas siis on ka mingi uus nii-öelda see seerias, mis oli Gravel World Series või mis plaanid sellega on, kas tulevad mingid lisad sellele juurde, kas annab teile mingid hüved, mis see korraldaja vaatevinklis tähendab? Jah, kindlasti meil tegelikult juba aastaid on olnud ambitsioon ka Tartu rattamaratoniga kuskile rahvusvahelisse sarja kuuluda, nii nagu Tartu rattaralli, siis UCI Gran Fondo sarja on viimased 3-4 aastat kuulunud, aga need maastikurattamaratonide sarjad, mis siis maailmas kuidagi ingitsevad, pole nagu päris see. Tõsi on, et lihtsalt Tartu rattamaraton ikkagi päris selline õige maastikurattasõit maailma mõistes ei ole ju kunagi olnud. Et ta on ikkagi selline suur rattasõit rahvale maastikul, aga mitte siukene tõsine paigisõit nagu need Kesk-Euroopa või mägisemate piirkondade sõidud on. Ja kui siis vist 2 aastat tagasi, 3 aastat tagasi, siis UCI kutsus ellu UCI Gravel World Series nimelise sarja, siis hakkasimegi mõtlema, et see kindlasti võiks olla see Tartu rattamaratoni tulevik ka ja alates 2026. aastast siis loodame, et me saame siis ka selles sarjas täisliikme staatuse ja see selle aasta Graveli distants on siis selline nagu peaproov selle kandidaadi staatuse läbimiseks ja sinna sarja kuulumiseks. Ja mida see siis Tartu rattamaratonile annab või tähendab? Väga olulises osas on see mõeldud meelitamaks siia rohkem välisrattureid, kuna selle Gravel World Seriesi etapi osaledes ja siis 25% oma vanusegrupi paremate hulka jõudes saad sa kvalifitseeruda Graveli maailmameistrivõistluste osalemiseks, mis on väga atraktiivne sõit. Eelmisel aastal Belgias toimununa oli seal 3500 osalejat. Mathieu van der Poel võitis erinevalt Gran Fondo MM-idest on siis Graveli MM-id sellised, kus ka kõik maailma tipprattaproovid võivad osaleda ja ka tahavad osaleda, kui nende kalender seda võimaldab. Nii et see peaks Tartu rattamaratonile andma palju rohkem rahvusvahelist nähtavust ja tooma siia rohkem välisosalejaid, tugevama konkurentsi ja lisaks tuntavalt turismiraha. Ütle mulle ausalt, kas sul on peast läbi käinud ka idee siin teha kunagi Graveli maailmameistrivõistlusi juba Tartu teedel? On küll. Enne päris pensionile minekut tahaks selle nalja ära teha ja siis võiks vuntsid ka maha ajada. Okei. Aga ennem veel, kui me lähme raja juurde, me vaatame üle ka täpselt, milline see rada olema saab ja mis need muudatus on. Üks suur muutus on veel ürituse programmis, nimelt kõik põhisõidud on liikunud see aasta laupäeva peale. Kus selline otsus ja mis see tähendab? Jah, see on tõesti selline otsus, mis siis puudutab nüüd kõiki osalejaid ja ma väga loodan, et see sõnum ka kõikideni jõuab, et kõik need, kes 25 aastat ja kauem on harjunud Tartu rattamaratonil pühapäevalt starti tulema. Äratuskell on pandud juba ette. Äratuskell peaks olema laupäevaks pandud tõesti. Ja pühapäeval saab osaleda lastesõidul või siis väiksel lõõgastussõidul, aga see päris rong on küll läinud. Aga kust ta tuli ta tegelikult ikkagi osalejate enda silmadest ja suult neid soove lugedes, et neid jutte on päris ammu räägitud, et Tartu maratoni üritused võiksid
põhisõidud olla siis laupäeval, et oleks aega pühapäeval toibuda enne esmaspäeval tööle minekut ja mis võib-olla veelgi olulisem, enne kui tõsiselt toibuda, tõsiselt lõõgastuda peale siis selle ürituse läbimist, jagada muljeid sõpradega ja sellisest tõsisest rahvaspordifestivalist ja melust rohkem mõnu tunda. See kõlab hästi. Kuule, aga äkki vaatamegi nüüd üle siis selle rajaplaani meil siin, kuidas see hakkab välja nägema. Siin on meil väike video pandud ja võib-olla Indrek, sa saadki peale kommenteerida siit, mis ja kust alates muutuma hakkab. Et nagu ma aru saan, siis algus on suures pildis suhteliselt sama, siin suuri muudatusi ei ole, aga võib-olla võtadki siit üle ja ütled, kus need esimesed muutused tulema hakkavad. Algus on jah, kõik täpselt sama, et nii nagu meil need startid sealt Tehvandi staadionilt lähevad mööda rulliraja asfaltteed, aga siit selle punase joonega algab nüüd see uus gravelipaun ja see siis liigub ära sinna rajast vasakule enne Marjamäe Poldrile keeramist, et teeb sellise 40 kilomeetrise pauna seal Vidrike, Kaudritootsi, Tõutsi ja selle piirkonna ägedatel kruusateedel ja peale seda läheb jälle originaalraja peale ja nii lõpuni välja. Et tegelikult, kui siis võtta rada tervikuna, neid muutusi nii palju ei olegi, aga see 40 kilomeetrine luup siia ette, see on siis ikkagi Tartu rattamaratoni jaoks täiesti uus maailm. Aga kas stardigrupid, see asi teil on juba paigas, stardi kellaajad, kas see informatsioon tuleb hiljem või kuidas millega inimene arvestama peaks võistleja? Eilsel päeval just panime sellised esialgsed ajakavad ka paika ja siin on ka hea ütelda seda, et nii-öelda vanade distantside, klassikaliste distantside puhul praktiliselt ei muutu mitte midagi, et need startiajad jäävad paika, kell 10 Palult siis 21 kilomeetri start, kell 10 Otepäält 86 kilomeetri start. Esimene väiksem muudatus on siis 40 kilomeetri startiga, mille viisime pool tundi hilisemaks, just nimelt sellel põhjusel, et 86 kilomeetri viimase aeglasemad jõuaksid natukene rohkem veel ikkagi finišisse, enne kui 40 kilomeetri esimesed neile järgi jõuavad. Ja siis graveli distantsi start on täiesti Tartu maratonide kontekstis ebatraditsiooniliselt kõige viimasena, kell 2 päeval alles ja siis võitjat ootame umbes 3,5 tunni pärast ehk siis 5:30 õhtul. Graveli meestele meeldibki rohkem magada võib-olla, siis saavadki kahe startida. Rohkem aega on tulla kodust, isegi Saaremaalt saavad tulla tüübid sama päeval võib-olla, selles mõttes päris hea muudatus, mulle meeldib. No ma väga loodan, ikka Saaremaa mehed tulevad ikka eelmine õhtu seekord ära. Vaatame. Kuule, aga kui sul praegu midagi otseselt lisada ei ole, siis pärast kutsuks su tagasi võib-olla küsimuste jaoks. On midagi, mis meil jäi praegu olulistest teemadest rääkimata? Ma arvan mitte, et ma loodan, et küsimused tulevad, siis saab kõik olulise edasi öelda. Mõelge küsimusi Indrek Kelgule ja see oligi võistluse peakorraldaja Indrek Kelk, aitäh talle! Aplaus! Aga läheme oma paneeliga jooksvalt edasi. Järgmisena esimene külaline Jaan Kirsipuu. Tule istu, võta mikrofon. Siin on üks eelmisel aastal tehtud pilt sinust. Kas sa oskad pakkuda selle pildi järgi? Kas sa tead, mis aastal see tehtud on? Eelmine aasta pluss 25. Aga kas sa tunned ära päriselt, mis aasta see oli ja milline tuur või? Või on mingi element, sa vaatad lenksu paela või selle Octose kompuutri järgi ära? Tähendab, et ma võin olla isegi veidi... Ei, ma olen ikka kindel, see on Tour de France, sest et ühel teisel sellel
Aso korraldatud võidusõidul ma olin ka kollases särgis, aga seda ma olin alles peale finišit, nii et on Tour de France. Alles nüüd ma näen, kui lahe tüüp seal taga on selle peapaela ja prillidega, teie ajal ikka rokkisid vennad. Laurent Brochard, väga vinge võidusõitja oli, jah. Ma olen Pro Cycling Manageris isegi mänginud temaga. Ühesõnaga, miks me sinu siia kutsume, on see, et tegelikult sina oled Eesti üks esimesi gravel pioneere. 2000, mis aastad need olid, 6, 7 ja 8 sa võitsid ära Tartu rattamaratoni ja kas sa iga aasta sõitsid selle oinassarvedega graveli hakatisega või kuidas sa seda ise nimetad, kus see idee tuli üldse selline ratas kokku panna? Ma ei mäleta, kas ma nüüd kõik 3 korda võitsin sellega. Igal juhul 2009 olid Euroopa meistrivõistlused, siis ma ei julgenud selle siuksega tulla. Arvasid, et kohtunikud võtavad maha? Noh, mida iganes. Ma ei mäleta täpselt seda oma peas seda argumentatsiooni, aga Eestis olid siis need maratonid ju isegi need tavalised Estonian Cupi maratonid ei olnud väga tehnilised ja olid kiired ja siis tehti lenksud kitsamaks ja pandi sarved lenksu otsa, paigilenksudele ma mõtlen. Siis ma mõtlesin, et see maraton on ju veel kiirem. Ja mina olen kui maantemees on ju ja ma teadsin, et siin tavaliselt on pundi finiš. Ja loomulikult esimene põhjus oli see, et sellise lenksuga on palju mugavam finišeerida kui... Aga oli siis finiš soolot eest ära? Teine põhjus on see, et see maraton on nii kiire, isegi siis ta oli kiire, mõned kiired lõigud olid, et see maantee asend on palju aerodünaamilisem. Ja oli sprint, jah. Ma arvan, et Allan äkki oli teine. Massa oli 3. ja Kaspar Osta 4. Ma arvan, et see oli esimene kord. Ja saidki selle lenksuga siis tõestatud, et see on tegelikult kõige parem versioon, millega Tartu rattamaratoni sõita? Minul oli sellega mugavam. Okei, aga mis sina arvad üldse sellest gravel plaanist, sellest gravel hullusest, kuidas sulle kõrvalt vaatajana see tundub? Arvestades, et tegelikult mitte väga palju hiljem, ma arvan, et kas see oli 2010 või ei, natuke hiljem, Kanks võitis Siklokaga, kohutava ilmaga, oli jube porine. Ma siis too päev ma ei sõitnud seda, aga ja sõitis kõigil eest ära 7 minutiga. Ma arvan, et siis hakkasid osadel meestel juba tulukesed põlema, et kurat, selle sirge lenksuga ei ole siin midagi teha, kuigi see ilm oli too päev kohutav. Ja siis tasapisi on need gravel-rattad siia tulnud ja ma arvan, et see on ainuõige otsus, et see teha nagu gravel-sõiduks, et see rada ei ole mingisugune paigimaraton, isegi kui on väga niisked ilmad või niimoodi, et seal on lõike, mis lähevad väga poriseks, aga siiski see on pigem nagu vägagi gravel-sõit. Aga tegelikult ma tahaksin küsida sellise küsimuse, et millal, kas see asi hakkaski siis umbes nendel samadel aastatel see gravel ja mina lõpetasin enda karjääri 2015 ära ja siis ma isegi ei mäleta, et ma oleks kuulnud sõna gravel kui selline ja ratas, et see on nagu uue aja teema ja kas siukseid asju oli ennem ka või kuidas maastikuratast või kus see üldse tuli, kas see tuli tsüklorattast või maastikuratast või maanteerattast või mis see gravel üldse tähendab? Seda küsimust ma ei oska sulle vastata, aga selle idee ma päris ise välja ei mõelnud, ma nägin, mul ühel sõbral vist oli mingisugune selline ratas kunagi kokku ehitatud, kui ma nüüd õigesti mäletan, ma ei anna 100%, aga ma päris ise seda välja ei mõtlenud, aga ma hakkasin mõtlema, et kuidas see võimalik on, et veepidurid ja siis need pidurid ülekanne on hoopis teistsugune ja taha tuli panna samuti maanteekäigukas, et see lingid töötaks, et seal oli natuke mõtlemist, et see asi töötaks. Aga ikkagi mul on nagu see küsimus, et kuidas huvitav rattasport on muutunud protsentuaalselt just, ma mõtlen nagu, et maanteerattasport on olnud nagu see number 1 ala läbi aegade ja tegelikult maastikusport on ka olnud, eks ole, ma ei tea, 80-ndatest või isegi varem kuskilt Ameerikast hakkas tulema. Aga huvitav, et kuidas see nüüd on, kas graveli tähtsus ja kuidas see nagu hakkab jagunema, ma lihtsalt nagu antropoloogiliselt mõtlen, kas sa oled tähele pannud, mõelnud, kuidas see läheb ja jaguneb ja kas maastikuratas hakkab nagu ja gravel hakkavad siis nagu vaikselt pead tõstma, nagu tulevad nii-öelda rohkem esile, mitte maanteerattaspordist, aga ma mõtlen nagu protsentuaalselt vähemalt see nende väike osa nii-öelda või kuidas sulle tundub? Gravel on kindlasti üles tõusnud, see on viimased 5 aastat, see on selge, et maantee superstaarid tahavad seda sõita ja samamoodi gravel algas minu teada Kanadast ja USA-st on ju gravel sõidud.
ja ma ei tea, kas see, ma usun, et see klassikaline XTO jääb ka alles ja see nagu maratonid, mida Peeter Pruus teeb, on ju. Ma arvan, need jäävad alles, aga see gravel pigem tõuseb esile, jah, et ma ei oska nagu ennustada siin. Aga sinu enda profiaastatel, kui palju sa võistlesid maantee asemel siis maastikul või mingitel teistel võistlustel nii-öelda? Gravelit too aeg ei olnud graveli võistlusi kui selliseid? Ei, kui mul oli sobiv hetk, siis Eestis sõitsin neid Estonian Cupi küll. Et jah, isegi profikarjääri ajal selle nagu esimene, mis ma võitsin, siis mul oli veel paar profisõitu sõita lepingulisena. Aga ikkagi said CFC riietes juba tulla? Ei, siis esimene kord ma sõitsin Crédit Agricole'is. Oligi nii, jah? Ja siis võitsid ka ära? Jah. Kas järgmine aasta, viimane küsimus sulle, järgmine aasta oled stardis või tähendab see aasta, 2025? Ei, ma ei ole 15 aastat vist käinud. Järgmine aasta siis? Vaata, võib-olla see 40 distants, tead miks või? Et seal umbes 7 kilomeeter läheb mul väga suvemaja lähedalt mööda, et mul on siis võimalus boksi keerata. Võib-olla sa saad sealt alustada hoopis? Ka teine variant. See on ka variant. Kuule, mul ei olegi sulle rohkem lolle küsimusi. Jaan Kirsipuu, daamid ja härrad! Aitäh! Meil on üks külaline veel paneeli jäänud. Kutsume ta lavale. Teie aplausi saatel Hanna Taaramäe! Natukene naiselikumat energiat ka siia lavale. Tere, Hanna! Tere! Kas täna trennis käisid, rattasõbranna? Täna ei käinud, aga eile õhtul käisin. Tere, Hanna! Rattakuninganna! Mõtlesin väikse selle luuletuse ka välja sulle, vaata. Valisin pildi ka sulle. Kas need on rattakingad või? Täpselt siuksed küsimused mult tulevadki. Need on selle aasta gravel distantsi siis uued rattakingad, et need on tootearenduses praegu. Okei. Kas see on gravel ratas, jah? See on gravel ratas. Suurepärane, ma ise ei tea väga palju, see on siin üks ratas on taga ka. Kas gravel ongi sinu põhi- ja lemmikala? Ma alustan sealt siis. No tegelikult ei ole, minu põhi- ja lemmikala on ikkagi eraldi start. Wow. Ja ma veel näiteks ka eelmine aasta ei saanud niivõrd hästi aru sellest graveli hullusest. Ma ei saanud aru, miks peaks panema gravel ratta peale siis selle lenksukoti. Mõtlesin, et rattariided gravel ratta peal on ikkagi liibuvad, aga täna ma olen see, kes paneb omale lenksukoti ratta peale ja juba valib omale veidi laiemat särki sinna gravel sõitudeks. Kui lai see gravel särk olema peab siis? Kas see on nagu ikkagi nagu rattasärk või see on päris küsimus? Ma olen ka näinud neid tüüpe, kes nagu nende nõõpidega ees tavalistega sõidavad, siuke chill vibe, eks ole, täpselt. Mulle meeldib see teema, aga kas see on lihtsalt sellepärast, et mõnusam oleks, sest aerodünaamikat see ju tegelikult muudab halvemaks, kui aus olla? Ja, no see mingi hull langevari ei ole, aga ikkagi selline, et kui tahaks metsa all minna lihtsalt kõndima või nautida, et siis see liibuvsärk ei ahista. Aga kus see muutus, sa ütlesid, et alles nüüd selle aastaga põhimõtteliselt sa oled graveli leidnud või eelmise aastaga, et mis sind nakatas siis? Ma isegi ei tea, võib-olla esiteks kindlasti see, et ma sõidan nii hea gravel rattaga, see on juba kindlasti üks boonus, aga teine on see, et need kruusateed, mida meil tegelikult Tartu ümbruses on nagu päris palju, need annavad sellise vabaduse, kus siis õhtuti sõitmas käia ja pead tuulutada. Aga ongi ühesõnaga, ma ei oskagi sul selles mõttes nagu rohkem midagi küsida selle peale, et miks gravel, aga sa oled Eestis naiste nii-öelda koolitaja, rattasõbranna, eks ole. Räägi mulle sellest, kui palju tuleb naisi ja miks naised tulevad üldse jalgrattaspordi juurde tänapäeval? Ma ei tea, miks nad tulevad, aga naisi tuleb palju ja ma arvan, et täna see, et meil on üle Eesti juba mitmeid naisi, kes teisi naisi julgustavad tulema rattasõidu juurde, on andnud sellele rattaspordile väga palju liikmeid juurde, kes siis ka on potentsiaalsed Tartu rattamaratonil osalejad. Ja kas teil toimuvad mitu korda nädalas trennid või kuidas see käib, kas sa koolitad neid välja nagu nullist, kas sa kutsud neid ka Tartu rattamaratonile võistlema, kuidas sellega on?
2 aastat ma olen korraldanud maantee peal siis suvel iganädalasi sõite, aga ütleme nii, et vaikselt hakkavad ka need maanteesõidud mind ennast ammendama ja ma pigem juba see aasta tahan neid naisi hakata ka kruusateedele kutsuma ja kruusasõitudele ja õpetama ka võib-olla sellist rattavalitsemist kruusa peal, sest et see ei ole päris üks-ühele maanteega. Kas mehed ikka ei tohi teie trenni tulla? Ma kunagi panin ala maha selle pärast, et ei tohtinud. Ma tean ja ühe ettevõtte sünnipäevalt on ka nagu sul see kripeldab ikka, et tegelikult sina võid tulla. Nice, kuule seda ma tahtsingi kuulda. Aga kas sa ise tuled see aasta Tartu rattamaratonil gravel distantsi sõitma või mis sina, kas võib-olla, kas on ohtu, et eraldi stardist, läheb teisele kohale eraldi start ja saab gravel sinu esimeseks? On küll, see oht on täiesti see aasta olemas, et nii kui ma kuulsin, et Tartu rattamaratonil tuleb see gravel distants, siis ma olin kohe müüdud. Kas sa julgustad ja kutsud ka teisi naisi tulema gravelit sõitma Tartu rattamaratonile või arvad, et nemad võiksid jääda põhidistantsile? See oleneb täiesti inimese sellisest treenitusest, et ma kindlasti ei julgusta naisi ennast tapma tulema, kui nad ei sõida selliseid pikki distantsi, et paratamatult see on ikkagi natukene väljakutsuv ka, aga kindlasti need, kes ennast ratta peal mugavalt tunnevad ja on piisavalt treenitud, et neid ma kindlasti julgustan siia gravel distantsile tulema. Kas abikaasale Reinule meeldib gravel, kuidas tema seisukoht on? Olete juhuslikult rääkinud hommikusöögilauas või midagi on jutuks tulnud? Juhuslikult ei ole, sest et ega me väga palju koos ei ole. Temal ei ole gravel ratast ka. Rataste osas olen mina natukene paremas seisus täna kodus, et võib-olla kui me kuskilt saame talle laenutada selle gravel ratta, et äkki siis ta tuleb. Võib-olla tõesti. On sul veel midagi lisada siia lõppu? Tahad naistele, oma rattasõbrannadele midagi öelda? Midagi? Lihtsalt tahangi öelda, et võtke sellest hooajast maksimaalselt ja just see, kui on seal septembri keskel üks sõit veel ootamas siin Lõuna-Eestis, et siis see on minu meelest nii mõnus motivaator, mis hoiab nagu sellist, ongi seda motti üleval, et miks siis suvi läbi rattaga sõita, et siis see suve kulminatsioon võikski toimuda Tartu rattamaratonil. Suurepärane, mul ei olegi rohkem küsimusi sulle, teeme suure aplausi Hanna Taaramäe, sinu rattasõbranna. Nüüd ongi niimoodi, et meil on tegelikult paneelis külalised otsas, aga üks väike üllatus teile ikkagi on. Võib-olla olete kuulnud sellisest mehest nagu Madis Mihkels. Täna hommikul tegime Zoomi vahendusel temaga väikse intervjuu ja nüüd ma panekski selle peale ja loodame, et see hakkab tööle ka. Madis Mihkels, kuule, esiteks alustame sealt, et sa oled ainukene tüüp, kes on siis praegu kõige kõrgemal tasemel World Touris, see aasta uus meeskond. Kuidas sul hooaeg üldse siiamaani läinud on? Mul hooaeg on läinud mõnes mõttes päris hästi, aga on ka nagu tagasilööke veits olnud, et opening weekendil ma jäin haigeks ja põhimõtteliselt jäi see nagu sõitmata. Tomloopil startisin, tundsin ennast kehvasti, järgmine hommik olin haige, Küürneli startinud. Siis Sanremole nagu jäi võimalus kasutama suhteliselt põhimõtteliselt kukkumise pärast ja Gentil nagu lihtsalt oma viga, et seal ma ise nagu näen, et mõni tulemus oleks võinud veel tulla, aga samas ma pole kunagi, Prügel olin poodiumil, et ma pole kunagi klassiku poodiumit tegelikult varem teinud, et nagu ma olen rahul. Paris-Roubaix, kuidas see läks see aasta? Samamoodi refi purunemise pärast halval ajal, et eks seal kõigil oli lõpuks ebaõnne, aga jah, mul juhtus see süksel momendil, kus sõit oli just käima läinud ja samas punt veel liiga nagu eraldunud ei olnud, et saateauto polnud kättesaadav ja ma olin peale seda kuskil 5 punt alles, et sealt nagu ennast ette tagasi sõita oli suht keeruline. 14. koht on tõsiasi, on päris hea ikkagi, aga täna me räägime gravelist. Ma tahaks üldse teada, mis on sinu nagu seisukoht gravelist kui siis eraldi distsipliinist või kuidas ta üldse nagu profi maanteeratturite pundis nii-öelda räägitakse sellest või mis sa arvad sellest teemast üldse? Eks ta vägev värk on, mul endal tegelikult reaalset kogemust ei ole.
nii palju on, et ma sõitsin Kõllaste maratoni kunagi Mantekaga läbi, et ma lükkasin sinna tsüklorefid alla ja võitsin ära selle isegi. ei olegi kunagi nagu gravelrattaga kui sellisega võistelnud siis, jah? Ahah, siis sul on veel palju avastamist. Ma vaatasin su Tartu rattamaratoni need tulemused ka üle ja vaatasin, et sa ei ole top 10-sse pääsenud siiamaani veel. Kas on see olen ka küll, ma üks olin eesmärk? M16 klassis, olin 9. Olid ja siis see oli väga ammu ja ma nägin, et sa olid ka selle 40 kilomeetri distantsi kunagi ära võitnud. Ja ma viimati äkki sõitsingi Tartu maratoni M16 klassis või siis Junga nooremana, midagi sellist. Sul on endal mingi mälestus ka Tartu rattamaratoniga seoses, mingi asi, mis on juhtunud seal või midagi sellist? Noh, see kord, äkki ma olin 16 vanem, siis see oli mingi 2019 aasta äkki. Siis kui me sõitsime Gert Jõeäärega, seal oli keegi veel, äkki keegi Läti vend, Bogdanović võib-olla, ma pole kindel. Ühesõnaga me panime suht algfaasis minema ja ma mõtlesin, et ma sõidan võidu peale, aga too periood oli veel täpselt nii, et ma suutsin nagu mingi hetk parimatega kaasa minna, kõik need Estonian Cupid ka, aga ma lõpuni kunagi ära ei kestnud. Ehk siis äkki mingi 10-15 kilt enne lõppu ma sain ikka tuumahaamri ja sealt ma ainult langesin, kuni Joannani läksid kõik mööda. No uus gravel distants on pikem kui see põhisõit on olnud, mingi 130 kilomeetrit või midagi sihukest. Mis sa üldse ise arvad sellest, et uus distants tuleb juurde Tartu rattamaratonile ja kas see kõnetab sind ka? Jaa, ikka. Et muidu need kõik Eesti võistlused minu jaoks on selles mõttes liiga lühikesed olnud, et sihuke 2 tundi, ma arvan, et ei ole piisav, et see on hullult äge, et need, kes tahavad, saavad nagu, ütleme veits nagu reaalset võidusõitu ka sõita. Ja kas siis võib öelda, et sind võib see aasta Tartu rattamaratonil ka stardis näha? Ma ei oska üldse lubada, et ma ei tea oma kalendrit hooaja lõpuni praegu nagu üldse. Ja kui saab, siis ikka, jah. Aga gravelit sa ei olegi siis sõitnud, see on küll huvitav, aga kas see on nagu popp teema ja kas palju nii-öelda maanteerattureid läheb sinna üle või kuidas sellest nagu pundis räägitakse või mis nii-öelda maine on gravelil? Ma otseselt arvan, et need, kes nagu võib-olla mingid karjääri lõpetajad siis nagu lähevad üle otseselt, kes nagu tahavad oma maanteekarjääriga ära lõpetada, aga ma arvan, niisama päris üle ei minda, et kasutatakse siis mingeid võimalusi nagu mis iganes hooaja lõpus need EM ja MM, aga ma nagu ei tea küll isiklikult mingit profi, kes oleks nagu maanteeratta nagu varna visanud ja gravelit hakanud sõitma. Pigem nagu veits sobi nende jaoks, jah. Jaa, okei. Ja kas siis võib öelda, et sind võib see aasta Tartu rattamaratonil ka stardis näha? Ja kui saab, siis ikka, jah. 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 Väga läheb, kuule, aitäh sulle, Madis. Virtuaalselt läbi meie ekraani, suurepärane. Kuule, aga nüüd me olemegi jõudnud nii kaugele, et on aeg küsimuste ja vastuste aeg. Kas kellelgi on mõni küsimus juhuslikult valmis mõeldud? Madis Kivilo. Tuleb. Väga hea küsimus, Madis. Loeme küsimuse korraks ette. Kui mõni paigivend tuleb siis sõitma, kas me paneme kriteeriumi peale, ühesõnaga siis on reeglite kohta, et kas rattavalik, milline on rattavalik ja kas seal on mingid reeglid sätestatud? Rattavalik on täitsa vaba, välja arvatud eraldi stardirattaga ei või tulla. Aga põhimõtteliselt pole vahet, kas sa tuled maantekaga, tavalise paigiga, gravelirattaga, naistekaga, meestekaga, kõik sellised normaalsed rattatüübid on lubatud tegelikult. Ja see on ka UCI Gravel World Series reegel, et seal ei ole piirangud, et sa ei või paigiga tulla. Noh, sellist asja nagu MTB sõit meil ei olegi. Me nimetame seda pikka distantsi graveli sõiduks, et
et anda sellist nagu aktsenti või tuntus sellele teemale juurde. Aga see ei tähenda, et üks on nagu MTB sõit ja teine on graveli sõit, vaid see on kõik üks vana hea Tartu rattamaraton, millele tuleb juurde üks distants, mis on veel rohkem nagu graveli olemusega sobilik. Kas on kellelgi veel küsimusi koha peal olijatest? Juhuslikult ei ole keegi välja mõelnud, aga pole hullu, meil on ka online'istunud mõned küsimused. Alustame siis tähtsamast. Kas üritusel ka äftekas on? Kui see on laupäeva peale lükatud, siis võib-olla see on hea põhjus teha. Kindlasti on. Asukoht on veel lahtine. Võib-olla on neid isegi mitu asukohta, aga kindlasti tuleb. Kui tegu on laupäevase sõiduga, siis laupäeva õhtul ikka midagi tuleb teha. Mul endal see praegu väga palju tõstis seda protsenti, et ma ise osalen muideks, nii et see on väga hea. Te teate enda sihtgruppi. Teine küsimus, kas Indreku vunts on gravelist tingitud? Selle me juba käisime üle tegelikult. Jah, on küll. On küll, täpselt samamoodi, promo nimel. Ja siis, kas lihtsalt rada on põhiliselt kruusateed või tulevad ka ratastele mingid nõuded? Okei, siin on nagu 2 küsimust. Aga seda me ka tegelikult ei käinud üle, et kui palju on kruusateed ja mis seal näiteks Paunas on, kas seal on ainult kruusateed juures või seal on mingit metsavahe või mis see tegelikult endast tähendab? Seal Paunas on valdavalt on kruusateed, on mõningaid asfaldilõike, peamiselt nii-öelda vaesemehe asfalt. Asfalti võib olla kokku sellest 40 on mingisugune 3 kilomeetrit äkki, mis selle uue ringi peal tuleb. Sellist nii-öelda metsateed on ka mingisugune 1,5 kilomeetrit, mis möödunud laupäeval oli põhimõtteliselt maanteerattaga täiesti okeilt sõidetav isegi. Et kindlasti on see uus Paun sellise teekatte poolest kiirem kui ütleme, et vanad rattamaratonid rajan sellised nagu keerulisemad lõigud. Aga lihtsalt huvi pärast olen ka ise võistlusi korraldanud ja kruusal neid teinud. Kas on raskem ja raskem ka leida kruusateid, kas asfalteeritakse neid hoogsalt üle või kuidas sellega on Lõuna-Eestis lood? No meil Lõuna-Eestis õnneks on veel suhteliselt hästi ja kuna see uus Paun ka ulatub, ütleme, minu nii-öelda maakodust haarte ulatuses sellise 50 kilomeetri raadiuses, kus ma olen neid teid avastamas omajagu saanud käia, et siis selle ringi kokkupanek sellise ideaalversioonina ei olnud väga keeruline, küll on väga keeruline tegelikult võrreldes 25 aasta taguse rattamaratoniga kõikide nendele radade alustele maade kasutusele kooskõlastuste saamine. Et see maailm on ikka nagu hästi-hästi palju muutunud ja kõik need eravaldused ja tundlikud piirkonnad ja nii edasi, et see tõenäoliselt toob meile kaasa sellise olukorra, et sellest uuest Paunast mingisugune lõik võib tulla avalikuks alles võistluseelsel nädalal. Ja ütleme, püsirajana siin suvel harjutamiseks me seda kasutada ei saa. See on lihtsalt kompromiss maaomanikega, kes ei taha, et igapäevaselt tema õuest ratturid läbi sõitma hakkavad, mis mõnes mõttes võib ju ka täiesti mõistetavalt võtta ja täiesti jagan seda arvamust, aga kuna tegu on ägeda lõiguga, siis tahaks seda nagu võistluse ajal kasutada ja kui maaomanik sellise lahendusega nõus on, siis me selliseid kompromisse ka teeme. Üks küsimus mul tuli endal ka veel, et ütleme, uus distants on juures. Kas sa ise oled ka prognoosinud või unistanud, kui palju võiks tulla võistlejaid gravel-distantsile võrreldes põhisõiduga või kuidas sa ise näed, et see asi välja mängida võiks? Jah, olen unistanud ja olen prognoosinud. Ma arvan, et me oleksime üsna rahul, kui esimesel aastal meil oleks selline 500 osalejat sellel gravel-distantsil. Kui üldse selle nagu
sellele muutusele nagu teed ajades, siis esimese sammuna ma tegelikult eelmisel aastal rattamaratoni finiši järel vaatasin üle finiši video esimese siukese poole tunni või 500 finišeerija hulgas. Ja sellest 500-st umbes 420 tegelikult sõitis kas graveli ratta või tsiklokrassi rattaga. Et see oli selline esimene signaal, nüüd tundub, et aeg on küps, et siin on juba see materjal olemas. Kui nüüd mõelda edasi selle ajakava osas, mis ma enne nagu välja tõin, et see start on siis päeval kell 2 alles. Seda valget aega 20. septembril ei ole enam 10 tundi ees ootamas. Siis arusaadavalt me ei eelda, et sinna tulevad osalema need, kelle keskmine liikumiskiirus on 20 kilomeetrit tunnis või aeglasemalt. Et nad lihtsalt jäävad pimeda peale ja see distants ei ole nende jaoks. Et tegelikult me eeldaks, et vähemalt selline 25 kilomeetrit keskmiselt peaks selle distantsi osaleja suutma raja läbida, siis ta mahub sellesse finiši sulgemise aja limiiti, mis on tänase seisuga kell 7 õhtul. Ja kui me nüüd vaatame siis veel seda eelmise aasta protokolli järgi seda osalejaskonda, keda ma mõtleksin, et see on neile väga jõukohane, siis võttes aega eelmise aasta rattamaratonil 3:30, mis siis võiks olla see, kes võiks nii-öelda otse minna sellele pikale distantsile, siis neid oli umbes 900 eelmise aasta rattamaratonil. Nii et selliseid numbreid vaadates, et 500, ma arvan, ei ole ülioptimistlik ja täiesti realistlik. Siis mul on veel selline küsimus, et kes lõppude lõpuks on siis päeva kuningas, kas põhisõiduvõitja või graveldistantsi võitja või mõlemad? Sellist põhisõit kui selline, sellist terminit ma ei tea, kas me saame kasutada, aga tegelikult ikkagi Tartu rattamaratoni võitja saab olla üks ja ainus ja see peab olema mingisugune queen distance, nagu rattamaailmas öeldakse, ja selleks kahtlemata saab olema see 126 kilomeetrit. Minul rohkem küsimusi ei ole, kas publikus tuleb veel midagi? Ei tule, kuule, aga tõmbamegi siis praegu sellele paneeli osale otsa peale, teeme veel ühe suure aplausi peakorraldajale Indrek Kelgule Tartu rattamaratonile. Teeme aplausi kõikidele paneelis osalejatele, et te kohale tulite. Facebooki live saabki selle koha peal siit läbi. Meie paneme veel natukene edasi õlli, sööme pizzat. Aitäh teile, et tulite. Mina olin Hendrik Puntso. Tšau!